nii, te vorsti, te müüte seda vorsti ka veel päris sellisel unikaalsel moel, et ei müü seda mitte vorsti letis, vaid te müüte seda nii-öelda pop-up poodides või kuidas seda täpselt nimetada? Tegelikult see pop-up, no enam ei ole pop-up, et põhimõtteliselt nüüd on ikkagi kõik siuksed statsionaarsed poed, aga noh, ütleme 99% sellest lihast, mis me siis toodame, müüme enda poodides ja te ei müü seda mitte siis ütleme Selveri või Maxima sellest vorsti letis, vaid te müüte pigem kaubanduskeskuse fuajees või koridoris oleval eriletil, eks ole? Meil on nüüd koostöö Rimiga, aga see on väga lapsekingades hetkel veel. Nii. Aga mitte koridoris ega fuajees, aga meil on sellised müügisaared, et päris siuksed ilusad poed. Aga need poed on koridoris. Kui ma kõnnin mööda Kristiine keskuse koridori, siis ma näen teie müügisaart, eks ole. Jah, see on päris huvitav nagu terminoloogia, et mina olen selline rumal tarbija ja teie olete asjatundjad ja siis see, kuidas ühe ja teise keegi ütleb putka ja siis teine ütleb butiik. Aga räägi vist sellest müügisaartest, et te olete üle 2 korra käivet kahekordistanud, nagu Aira ütles, et see oli üks kriteerium, mille põhjal need välja valiti. Et kuidas on see õnnestunud, millest nii suur müügimahtude kasv tuleb? No, enne töötasin ravifirmas müügimehena ja Jan töötas ka, siis müüs meditsiiniseadmeid, et meil nagu turundustaust on olemas, aga selle lihaga oleme tegelenud, lapsest saati mõlemad tegelikult. Ja oli mingi raha kogunenud ja tegime väikse lihatööstuse. Ja siis mingi hetk sai see valmis ja mõtlesime, et peaks müüma ka kuhugi. Aga samas on nagu, mõtlesime, et suhteliselt absurd oleks minna tundmatu brändiga ketipoodi, kas siis Selverisse või Rimisse. Et me võime need asjad sinna sisse saada, aga kui need pahaks lähevad, siis nad tulevad meile samamoodi tagasi ka, et meie eesmärk oli see esialgu see asi käima tõmmata, müüa ja brändi ehitada. Ja mis edasi sai siis? Edasi sai niimoodi, et kus see müük on tulnud, et me tegime nagu väga kindlad põhimõtted, millest me lähtume, et Eestil ei ole vaja järjekordset, loodame, et konkurenti siin ei ole, et nagu saastatootjad. Et võiks teha kvaliteetset liha. Ja panime põhimõtted, et kasutame ainult Eesti toorainet, siis Eesti sibul, Eesti porgan, põhimõtteliselt kõike, mis Eestist võimalik saada on, me kasutame. On naturaalses kestas ja neid põhimõtteid on kuskil 10-15 ja neid me järgime. Et paljud, mida alustavad ettevõtjad teevad, on see, et kui nad panevad endale põhimõtted paika või mingisugused sloganid või siis firma nimes on ekspert või proff, mida mina juba päris palju kardan, siis nad esimene viimane kord, mille nad selle peale mõtlevad, on siis, kui nad selle kirja panevad. Et ekspert ei, ma ei, jah, kogemus on... Sa paned ettevõtted nimeks vorsti proff ja seda amatöörid vorsti tegema. Et juhtub see tavaliselt. See on nagu teistmoodi, et vorsti proff võib, see, et kui ta nüüd väga professionaalselt seda teeb, see ei tähenda, et see toode on kvaliteetne põhimõtteliselt, et kvaliteet määrab selle vorsti sisu siis. Et me toodame traditsioonilisel meetodil, kus on väga palju käsitööd ja see annab ka mõnes mõttes meile edu, et me võtame sellised keerulisemad asjad ette, mida suurtootjad kindlasti teha ei tahagi, ei tule mõttesse, ei ole mõeldav. Sa rääksid nüüd toote kvaliteedist, aga päris selge on see, et sellised käsitöö toiduaine valmistajad on ju päris palju ja hästi kvaliteetseid, mis tahes toiduaineid saab siin turgudel ja laatadel ja Facebooki kaudu ka. Tuuakse koju isegi väga selliseid eksklusiivseid käsitöö asju, aga selleks, et mingid mahtusid saavutada, on ikka vaja müügikanalit ja vaja müüa ja mulle nagu tundub, et see tegelikult on kas võrdse või isegi suurema olulisusega teie müügikasvu juures, et just nimelt sellise unikaalse distributsiooni ja müügivõrgu olete teinud, et see sama, mida sa mainisid, et ei läinud Selverile või Rimile või Rivile te nüüd pakute, aga ühesõnaga jaekettidele seda oma toodet kohe pakkuma, et oleks sinna teiste hulka ära kadunud, et tegite nagu eristuva selle müügikanali. No jah, selles suhtes, et ei oleks ka olnud mõtet panna sinna koridori öelda sellist mutt- ja lett-süsteemi, et kus siis on suhteliselt kehvanud välja ka seda. Vaid pigem tahtsime teha sellist
palkasime täiskohaga disaineri, kusjuures, kes on minu abikaasa. Ja tegime väga laheda poe ja need poed on suhteliselt kallid, näiteks salamid valmistame ka koha peal, et ma arvan, siin Põhjamaades esimesena, kes suudavad ise seda nagu teha, sellised spetsiaalsed kapid on. Aga mis puutub nendesse müügikohtadesse, siis käivet me suudaksime, seast käi kahekordista. Aga muidu loomulikult on see võimalik, et käibe kasv mingil hetkel ei ole enam primaarne, et asi peab ka olema efektiivne, et me võime käivet tohutult kasvatada, aga see lõpuks on neid töötajaid ja inimesi ja müügiprofe nii palju tööl, et ja värbajaid, et see ei ole enam jätkusuutlik. Nii et... jah, tema kohta. Jah, sa oled saanud juba piisavalt nüüd rääkida, et las teised räägivad ka sinust ja Stenil on, ma saan aru, et sa oled nende klient või? Jaa, sest ma eestlastel on nagu ennast mõnikord nagu raske kiita, et ma siis kiidan tema eest, et... Vaadame, et keegi kiidab siis pärast teid ka vastu. Ma olen andnud oma panuse sinna käibe kahekordistamisse kindlasti Rocca al Mare kaupluses, et siis minu meelest, miks ma seal käin, on see, et esiteks toode on tõesti kvaliteetne, ta maitseb hästi ja ta tekitab usaldusväärsust. Ja teine pool, mida sa võib-olla ise välja ei toonud, on see, kuidas te selles kohas müüte. Ehk siis see müügi viis on selline, et mul meeldib sealt jälle osta, see on sõbralik, see on soovituslik. Kõik teie tooted mulle ei maitse, aga need ma juba tean, mis mulle maitsevad, need ma ostan. Alati pakutakse midagi juurde, soovitatakse see värske proovi. See proovimise pool on seal, et ma just ükskord küsisin, et lapsed söövad teil 50% ära sellest. Mis te sinna leti peale panete, aga nii hull ei ole. Ehk siis nagu tegelikult toode on hea, viis, kuidas seda mulle müüakse on hea ja mulle meeldib seda osta, nii et kui te ei ole kasutatud, siis kindlasti sööge. Et vahepeal inimesed sõimavad. Ma annan kuulda, jah. Vahepeal meil müügimehed räägivad, et ma seda müügimeeste juttu ei jõudnud öelda, et tõesti meil ei ole teenindajad tööl, vaid on müügimehed ja me oleme sellesse väga palju aega investeerinud ja väga palju vaeva näinud sellega, et meil oleks müügimehed. Musta neid saate, see on ju kõikide number üks probleem, et siin isegi ei leita nagu kõige lihtsamaid kauba kätteandjaid, rääkimata müügiinimestest. Oli jõhker töö selles suhtes, et see väga ei tahaks sellega tegeleda, kui päris aus olla selle värkamisega. Aga ikkagi, kust neid saab? Kust saab häid müügimeid? cv.ee Nii lihtne see ongi. Põhimõtteliselt, kas mingi tuttavate kaudu, niimoodi küll need ei tule. Aga ma tahtsin rääkida sellest degusteerimisest, et meil on alati siuksed, alati saab maitsta, on leti peal välja pandud ja mingi hetk siis kas ei olnud jõutud veel panna, siis vahest inimesed käivad sõimamas, et miks teil ole veel välja pandud, et mul on siin ja kõht tühi ja spetsiaalselt tulid, aga need inimesed tavaliselt ei osta. Teevad leti tühjaks ja söövad ära ja siis vahest viisakuse pärast ajavad ka juttu natuke kliendi teenindajad.